ilus. Issand, kui ilusad õiget värvi lilled. Vist laua peale ei. Võib see maha panna? Jaa. Tule siia raamatu sellele. Kas ma tohin paluda, et te teete niimoodi, ma tulen ka siia? Aga tule siis kohal, tina sina ka. No arvad. Muidugi. Ütled kärru rõnna selle. Ei tea. Nii võtan täispikkusega, võtan ka natukene niimoodi. Nüüd teeme teisena. Ise saad ära kustutada. Kas annab praegu? Mis ma ropetan juba kastuma? Ma arvan, et sa paned täha. Saad sättida sellise. Ma hakkasin teebsin seda. Tere kõikidele, kes te olete täna tulnud siia Birgit Pitse raamatu Minu Šotimaa esitlusele. Mina esindan täna siin Petrona Britti, minu nimi on Dagmar ja kõigepealt ma tahan teile öelda, et teil on toolide peal huvitavat materjali, mis see kõik on, sellest räägib Birgit juba ise.
siis raamatuid saate osta sealt, hiljem saate ka autogramme ja seal laua peal on ka paber ja pastakas, kui te tahate liituda Petrooleum Printi uudiskirjaga, sellepärast et me loosime ikka välja igasuguseid huvitavaid asju, reise ja saate ka muid toredaid kirjastuse uudiseid, nii et võite sinna ennast kenasti kirja panna või siis liituda uudiskirjaga www.petrooleumprint.ee. Aga nüüd ma annangi sõna edasi Pillele ja Birgitile, kes räägivad siin juba Šotimaast ja kõigest muust pikemalt. Ja veel seda ka, et hiljem on võimalik ka küsimusi küsida, et siis tõstke lihtsalt käsi ja ma tulen mikrofoniga teie juurde. Nii et seda siis anname märku, kui küsimuste voor algab, aga naudime esitlust. Mina ütlen siis esimesena tere teile, mul on hea meel, et teid on juba natukene siin. Ma olen suhteliselt kindel, et mõned inimesed tulevad veel juurde. Harva kohtan ma inimesi, kes on nii head kellatundjad ja nii perfektsed, võiks ikkagi raadiosse tööle tulla. Seal ka iga minut loeb. Ja tere sulle, Birgit Itse. Tere jälle, Pille. Ja tere õhtust kõigile, kes te olete siin ja tere õhtust ka kõigile neile, kes te vaatate seda otseülekandena Facebookist. Ma tean, et tõenäoliselt, kuna see läheb minu enda konto alt, siis on mul ka rahvusvahelised, ma loodan, et ei pahanda, et ma ütlen ühe inglesekeelse lause, mis selgitab, mis siin toimub. To my international friends, this is my book launch live events in Estonia. So you probably wouldn't understand the words, but enjoy the Estonian language. Ja ma usun, et nad saavad emotsioonidest aru. Ma võtan mugavamalt koha sisse, kes veel vahepeal vaikselt liitub, see võib tulla ja istuda siin kohti jagub igal pool. Ja Birgit, kuna mul on siin juba täna natukene rohkem ja rahulikumat aega, kui me oleme varem saanud raadios rääkida, siis enne kui ma jõuan selle kõige olulisema küsimuseni ja Šotimaani, siis tegelikult oleks huvitav kuulda, mis on siis ühe tüdruku Birgiti taustalugu, kus sa tuled, kus sa oled kasvanud, missugune oli natukene sinu varasem elu, kui sa tegid selle suure rannapöörde? Ma olen esimesed 13 aastat möödasid sellises väikeses Kesk-Eesti külas nagu Köisi ja pärast 25. eluaastat ma kolisin sinna tagasi, et võib öelda, et umbes 26 aastat oma elust olen ma seal elanud. Ma olen läbi lõhkimaa tüdruk. Elu jooksul ma olen pidanud väga erinevaid ameteid. Üle 13 aasta elust olin ajakirjanik, kas siis Rahvusringhäälingus või hiljem Järva Teates ja ka maakonna raadios või suvepealne raadios olen ühe suveraamas töötanud. Aga ma olen pidanud veel mitmesuguseid ameteid programmijuhina Vargamäel, seoses Tammsaare muuseumis. Ma olen turunduses töötanud, juhtinud Põhja-Eesti turismi sihtasutust, olnud koolis pool aastat asendusõpetaja ja muidugi, mis eelmine Petrooleum Printi raamat Minu Naissaar, ehk et üle veerand sajandi oma elust olen ma olnud seotud Naissaarega ja ega ma enne Šotimaale kolimist sellest aru ei saanud, aga kõiki neid ameteid läbiva joonena ühendas lugude jutustamine ja kirjutamine, ehk et ma otsisin absoluutselt kõikides ametites võimalust kirjutada ja kui neid ei olnud, et siis ma tekitasin selle võimaluse. Ja ka ülikoolis raadiorežiid õppides mulle tohutult meeldis stsenaariumite kirjutamine, konspektide kirjutamine. Minu konspekte paljundati, et ma olin see kursakaaslane, kelle konspekte paljundati. No see on kursuse kaaslasi ka, ma vaatan, ja meil on nii kokku tulek. Ehk et ma kirjutasin sellepärast, et ma nautisin seda ja tegelikult see kirjutamine ja teraapia vormina või rahunemise vormina ma olen hiljem tagasi mõelnud. Minu algklasside tööühikud olid alati väga sellised sota-pota ja mul läks kohutavalt palju sassi. Ja vanasti olid õpilaspäevikud, 40+ generatsioon, kus tuli ise tunniplaani kirjutada. Ja need olid mul ka ja siis ma sain tohututes kogustes vihikuid ja klassi õpilaspäevikuid ümber kirjutada. Ja
ja ma ei mäleta vähemasti, et sellega oleks mingisugune suur sõda kaasnenud, et ma kirjutasin täitsa rahulikult, et kuidagi isegi nautisin seda, et ma sain ümber kirjutada. Mitte, et ma meelega oleks sodima hakanud, sellepärast, et nüüd saaks vihikut ümber kirjutada, aga see ilmselt kuidagi rahustas mind. Mulle meenub selle peale, et meie klassis, kui mina kunagi koolis käisin, oli ka üks tüdruk, kellel oli hästi ilus käekiri, aga tema pidi tegelema siis ühtlasi ka sellega, et kui oli vaja võltsida mõne ema vabandust, et puudus koolist isiklikel või kodustel põhjustel. Kas sina pidid siis ka niimoodi võltsima teiste emade allkirju? Ei, seda ma ei teinud ja päriselt ei teinud. Ma ei olnud nii populaarne algklassides, et mu käest oleks seda palutud. Ja algklassides tegelikult seda vist meil ka ei olnud. Sa õppisid raadiorežiid. Kas tegelikkuses siis, kuigi sa tõesti nüüd oled kirjanik, see on su 7. raamat, mis ilmus, kas tegelikult siis sa läksid ikkagi selle mõttega, et su tulevik võiks olla raadios? Ja ikka ja ma ju töötasin ka raadios üle 6 aasta. Ikka jah, ma läksin, mul oli raadiorežii oli mu esimene valik ja plaan B oli siis inglise filoloogia. Ehk et kui ma ei oleks raadiorežisse sisse saanud, siis ma oleks läinud inglise filoloogiat õppima ja siis plaan C oli õpetaja. Miks üks maatüüruk oleks läinud inglise filoloogiat õppima? Ma sel ajal elasin juba Tallinnas. Ehk et ma kolisime Tallinnast ära, kui ma olin, või tähendab Kesk-Eestist ära, kui ma olin 12. Siis me elasime 2 aastat Lõuna-Eestis Pukas ja siis kolisime Tallinnale lähedmale, et ma tulin 8. klassi, tulin Tallinna kooli ja järgmised üle 10 aasta, esimesed 3 aastat käisin siis Lagedelt ja siis ülikooli ma elasin juba Tallinnas. See on nüüd sinu taustalugu. Kui keegi tahab, siis võib vahepeal istuda, ei pea seal tagasööditud riiult ja vahel seisma. Ja tulge ühinegi meiega. Ja jõuame nüüd vaikselt sinna Šotimaa poole ja tänases päevas ma vist isegi näen, et võib-olla on sul ka üks õpetaja või mentor siin nii-öelda, ma oletan, nii palju kui ma raamatut lugesin ja inimesi nägupidi tean, aga me hästi palju ilmselt mõtleme täna sellele, et mis on õnn või mis meid teeb õnnelikuks. Ja ma võtan nüüd endale selle õiguse, et ma loen Birgiti raamatu algusest ühe pisikese lõigu ette, mis on siis tema mõtisklus vahetult enne seda, kui ta tegi selle otsuse, et ta läheb Šotimaale. Sest siis tema mõtles, kus ta oma eluga parasjagu on. Ja ta kirjutab nii. Mu elus on kõik olemas, et olla õnnelik. Aga ma ei ole. Paljude kriteeriumite järgi on mu elu täiuslik. Tore ja suure südamega laps. Hingesugulasest Peika, kellega loeme üksteise mõtteid ja lõpetame lauseid. Suur maja, mille laenust olen juba üle poole ära maksnud. Passiivne sissetulek. Normaalse palgaga töökoht, mille olin vastu võtnud, sest uskusin, et minu rahulolematuse põhjus on enam kui 7 aastat samas töökohas. Mu pereliikmed on hea tervise juures. Mul on sõbrad, elan väga mõnusas väikeses kogukonnas. Mul on uuemapoolne auto ning korra aastas saan endale lubada isegi puhkust välismaal. See on minu meelest tore kaasamõtlemise koht, kui me mõtleme teinekord, kas või just nimelt niimoodi pisut kaasiselt. Kas ma olen õnnelik, mis mul on või mida mul ei ole. Kui ma lugesin seda Birgiti lõigukest, siis mulle tundub tõesti, et kõik need ristid, mis me endale paberile paneme, mis meid õnnelikuks teevad, need on olemas. Ja ikkagi ütleb Birgit. Ikkagi ma ei ole õnnelik. Ja siis teeb ta otsuse, et ta läheb Šotimaale. Ja nüüd on see klassikaline esimene küsimus. Miks? Sellel võib vastata niimoodi, et ega see ei olnud niiviisi nipsust ja 10 sekundiga otsustasin ja lähen, et eks see seeme oli mulda visatud juba 8 aastat varem, kui sai käidud õppereisil kirjanduslikul Šotimaal ja kus ma kogesin seda, et kui läbi imbunud on nende elamise viis kogu sellest kirjandusest ja kirjanduslikust pärandist ja kui vabalt ja uhkelt nad sellest räägivad, kui häbenemata nad on rakendanud selle turismivankri, et ei ole mingit sellest hirmu,
et me justkui muudame selle pärandi odavaks seeläbi, et me jagame seda teistega, eks ju. Ja kes raamatut loeb, siis seal 11 aastat tagasi, ega mul tol hetkel ei olnud mitte mingisugust tahtmist välismaale kolimata. Mu õde oli elanud ja ilmselt tol ajal elas ka Iirimaal. Ma olin tal külas käinud, ma teadsin väga lähedastest ringkonnast, mida see tähendab, kui sa elad oma lähedastest eemal, millised on mured, millised on rõõmud ja korra aastas Kalju Leppiku sünnipäeval toimub Koerus Järvamaal Kalju Leppiku luulevõistlus. Ma täpselt aastaarvu ei mäleta, aga ma mäletan seda, et ma ühel aastal lugesin seal enda luulet, mis oli üsna kriitiline kõikide nende välismaal elajate suhtes. Ehk et aastal 2011 mul tõesti ei olnud mitte mingisugust välismaal elamise ambitsiooni, aga seal aastal 2011 haaras mind Šotimaa sõna otseses mõttes põlvini endasse ja ei lasknud lahti mõnda aega. Täpsemalt saate siis raamatust lugeda ja ega ma sel hetkel ka veel ei mõelnud, et kui ma seal välja ütlesin, et kui ma üldse kunagi välismaale kolin, et siis ma kolin Šotimaale. Et pigem mingisugused juured ja idud tulid alla siis, kui me pojaga käisime automatkal aastal 2017. Et siis. See on tegelikult huvitav valik ka selle koha pealt, et raamatus sa ütled, et kui sa üldse kunagi unistasid, siis sa mõtlesid Uus-Meremaa. Ja minu jaoks, kui ma peaksin nimetama mõned riigid, mis on väikese kiiksuga, siis see on mu jaoks natuke Uus-Meremaa ja Šotimaa inimeste sarnasus. Et nad on natuke nagu kiiksatusega. Kas võib öelda siis, et kuna Šotimaa on ikkagi Eestil lähemal, siis läks hästi, et sa siia jäi? Ja ega ma seda ei teadnud enne, et seal nii palju sarnasusi on ja nii mõtteviisi poolest, et Šotimaal elades on mul õnnestunud suhelda inimestega, kes on Uus-Meremaal sündinud, kasvanud. Raamatus mainitud Jackson, eks on Uus-Meremaalt, ehk et juhuseid ei ole olemas. Kui ma läksin Šotimaal tantsutundidesse, siis inimene, kes mulle käe pikku pistis, eks ju, tuligi välja, et ta on Uus-Meremaalt pärit. Ma mõtlesin, et see ei ole võimalik, et kuidas niiviisi, siis mõtlesin talle, et Uus-Meremaa on olnud minu unistuste sihtkoht. Ja siis ta küsis, no aga sa oled ju Šotimaal. Mõtlesin, jaa, see pikk lennureis. Ma ei ole siiamaani nendega sõbraks saanud veel. Sa nimetasid, ma teen kõrvalpõik, et su õde elas Iirimaal. Kas täna on siis samamoodi, aga Iirimaa ja Šotimaa, need on kaks väga erinevat nägu kohavalikut? Ei, õde on nüüd Eestis, aga ta vahepeal elas aastaga Kanadas, nii et õde on mul maailmarändel, vend on mul kaugsõidu laeva peal töötanud, nii et ma olin justkui see viimane, kes seda välisilma niimoodi elamise kontekstis on, et venna kõige pikem oli vist 9 kuud, kus ta oli ära elas laevas ja külastas erinevaid riike. Su emal on üsna kurb, sest lapsed on kõik läinud laia ilma laiali. Ei, mina, selles mõttes, et teised on ju tagasi. Lihtsalt me käime korda mööda, et kõik on tööjaotus. Töö on või see välismaal elamine on ära jaotatud, jah. Sa läksid sellel hetkel, kui su poeg oli 11-aastane ja detsembris, sisuliselt enne aastavahetust. Üsna ajuvabalt kõlab 30. detsembril või mingi selline. 30. me jõudsime Aberdini ja Eestist ma lahkusin 27. detsembril. Ja siis kui ma panin postituse sotsiaalmeediasse Läti piiripunktis, et me olime 2 päeva ja me Lätis puhkusime veel, sest lennuk läks sealt Riiast ära hommikul, et siis ma panin jah sotsiaalmeediasse postitusse, et Eesti jälle nägemisena või midagi sellist, et siis paljud said alles sel hetkel teada, et ma olen Eestimaa tolmu jalgadelt pühkimas. Et see tuli väga paljudele ikka šokina. Su lapse jaoks ju tähendas see tõenäoliselt seda, et ta pidi poole aasta pealt kooli vahetama. Mida tähendab see 11-aastasele poisile, kui ta läheb Eesti koolisüsteemist? Kui kiiresti, kuidas see asjaamine käib, kuidas sul õnnestud laps seal kohe esimesest uuest veerandist kooli panna või? Jaa, seal kuna me läksime kõik su pikal jõuluvaheajal, et siis mõnevõrra oli harjumise aega ka, aga ega ma ei öelnud talle niimoodi, et nüüd lähme ja sina tuled kaasa, et see ei olnud kindlasti niiviisi, et mina otsustasin ja tema pidi minuga kaasa tulema, et kogu see protsess, ka see, miks me Aberdini valisime, mitte kuskile mujale, et ta oli kogu aeg kaasatud. Ja
ja noh, ka see, et uus kool ja nõuab harjumust ja siinsete sõpradega kontakt võib-olla katkeb. kõik need asjad said eelnevalt ja järjepidevalt räägitud ja et õppima tuleb hakata inglise keeles. Noh, mis muidugi tähendas seda, et detsembris oli huvi inglise keele vastu eriti suur. Ehk et ta oli õnneks õppinud koolis juba inglise keelt. Ja selle võrra oli tal lihtsam, aga mõnes mõttes ka keerulisem. Sest kui me läksime sinna kooli vestlusele, siis kiideti tema inglise keel väga heaks. Ehk et justkui oli ootus, et tullakse kuskilt, et ta võib-olla ei räägi üldse inglise keelt. Aga ta suhtles täiesti suhtlustasandil ilusti inglise keeles. Miks keeruline? Sellepärast, et tekkis eeldus, et ta saab kõigest aru. Ehk et ta pidi ise olema hästi tubli ja julgema ütlema, kui ta näiteks ei saanud mõnest matemaatika mõistest aru või mõnest muu ainealasest terminist. Ja ehk et õpetajad enam nagu ei küsinud, et kas sa saad kõigest aru, et ta pidi ise suu lahti tegema ja noh, see kindlasti võttis aega. Ja me läksime ju 2019 aasta lõpp, kes mäletab, mis juhtus 2020. Koroona. Just nimelt, kõik läks lukku, mis tähendas seda, et ja kusjuures me jõudsime mõlemad veel enne seda korralikult haiged olla, nii-öelda enne kui see koroona diagnoosi hakati, siis me tõenäoliselt põdesime selle läbi, et kui pärast hakati neid sümptomid kirjeldama, siis me saime igale poole linnukesi tõmmata. Ja see tähendab seda, et enne kui see päris see kohanemise periood läbi sai, siis juba oli kõik lukus ja tuli nii-öelda koduõppel ja see muidugi oli see kohutavalt keeruline meie mõlema jaoks, sest mina ei ole mingi koduõpetaja. Aga me saime hakkama. Ma olen Šotimaal Aberdinis käinud. Mina mäletan, kui ma istusin lennujaamas taksosse, siis ma sain aru, et ma ikka ei saa üldse inglise keelest aru. Nüüd sa ütled, et see poeg läks sinna kooli, kui minu see šoti inglise keel oli täielik Hiina mõistates. Kas ma eksin? Kas seal üldjuhul räägitakse ikkagi mõistetavamat inglise keelt? Ja üldjuhul räägitakse ikka, et tõenäoliselt see, mida sina kuulsid, oli doorik. Ehk see kirde šoti kohalik keel või kohalik murrak. Ja selles mõttes see doorik on hästi keeruline õppida, sest seal ei ole mingeid reegleid. See keel on täpselt rääkija nägu. Neid reegleid ei ole kuskil kirja pandud. On küll dooriku sõnaraamat, nii nagu Eestis on see võro ja seto sõnaraamatud ja kihna sõnaraamatud. Aga et seda, et on kuskil mingisugune dooriku grammatika ja nüüd sa saad õppida, et see tulebki kõnelejatelt õppida ja sinu doorik on seda kõla, et kellelt sa seda õppinud oled ja mõnes kohas on ta kangem ja mõnes kohas on natuke vähem kangem. Aga on sõnu, mis on kõnekeeles ja need sildid, mis seal on, see fit like men, mis tähendab siis, et kuidas läheb. Ehk need on ka seal doorikus, et mulle selles mõttes väga meeldib, et nad ise näitavad seda, et kes me oleme ja see on meie keel ja see on meie kultuur. See on just seesama see julgus, et me ei häbene seda, mis on, et julgelt välja näidata. Kas sina saad täna kõigiga suheldud? Need, kes doorikut räägivad? Jah. Ma üldjoontes saan aru, aga ma sõna-sõnalt tõlkida ei oska. Ma käisin umbes 2 nädalat tagasi vaatamas kohaliku harrastusteatri etendust, mis oli doorikus. Ja siis pärast sõbratan Judith küsis, et kas sa said aru, mida see on? Siis mõtlesin, ma üldjoontes sain aru, mida see tegevus tähendab, aga ära küsi mu käest konkreetseid väljendeid, mida see tähendas, et seal nii nagu eesti keel neile, kes ei ole harjunud seda kuulama, kõlab sellise voolavusena, et seal ka, aga ma sain üldjoontes aru, millest nad rääkisid ja loomulikult sellest, millest see lugu oli. Sa nimetasid enne, et te poisiga ka rääkisid, et kuhu Šotimaale ja te valisite Aberdini linna. Miks? Sest esialgu, kui see otsus sai tehtud, siis mul ei olnud vahet, et kas ma valin enne töökoha ja siis selle järgi elukoha, mulle tundus see niiviisi nagu loogilisem või siis enne elukoht ja siis hakkan tööd otsima, et mul ei olnud nagu olulist erinevust. Ja ma saatsin seal novembri lõpus ja detsembris ka välja tohututes kogutades CV-sid, aga sa ei tea, mida sa ei tea. Ja see on saanud minu millega ma nagu rahustan ennast maha, et ma ei tea, mida ma ei tea.
ja mida ma tol hetkel ei teadnud, on see, et postiindeks ja kodune aadress on Šotimaal kohutavalt tähtis. Ja kui sul ei ole seda kodust aadressi ja postiindeksit, mida sulle öelda, siis põhimõtteliselt võimalused tööd leida on olematud, sest tööandja perspektiivist vaadates, mis mõttes Eestist saadab keegi CV teatab, et ta 4 nädala pärast kolib, tal ei ole isegi Šotimaal aadressi, mis mõttes ma võtan ta tööle, et see tundus rohkem selline petukiri, eks ju, kui tõsiseltvõetav tööle astumise soov. Ja kultuurilistest erinevustest rääkides, siis ma ei tea, kuidas on nüüd, ma ei ole 6,5 aastat Eestis tööle kandideerinud, võib-olla isegi rohkem. Aga seal jälle esialgu ma ei teadnud, ma sain sellest teada 3-4 kuud hiljem, on see, et kui sa kandideerid tööle, siis kõikide töökohtade juures tuleb välja tuua saavutused. Ehk et mis on olnud sinu saavutused, sinu panus sellel töökohal. Kui ma toon näite selle viimase aasta, kus ma töötasin venna ettevõttes turunduses, siis ma tõin näiteks välja, et müüginumbrid kasvasid selle aasta jooksul nii palju, see kõige edukam turunduskampaania oli selliste tulemustega, ma pidin välja tooma oma saavutused ja tulemused iga töökoha juures. Sest muidu oled sa lihtsalt selline vaikne töörugaja, aga et seal hinnatakse seda, et kus on algatusvõime ja sa ikkagi teed midagi nagu ära, millel on tähendus ja väärtus. Ja see tuleb CV-des välja tuua, ehk see enda saba kergitamine, enda esile toomine, see tuli hästi kiiresti selgeks õppida. Ja siis kui selgus, et see CV-de laiali saatmine on põhimõtteliselt peaaegu vastu seina tagumine, siis mõtles okei, valime siis elukoha. Ja meil oli 8 kohta üle Šotimaa, me otsustasime ära, et me tahame elada ikkagi väikeses majas, mitte korteris. Ja 8 sellist paarismaja, võib-olla mõni oli ka eraldi selline väike majakene ja need olid kõik üle Šotimaa laiali. Ja siis ühel õhtul õhtusöögi olime ära söönud, istusime poisiga seal köögilaua taga, võtsin kõik need 8 maja ette ja hakkasime kirjutama iga maja alla asju, mis meil selle maja juures meeldivad. Ja siis maja Aberdeenis, mis on Kirde-Šotimaal, sai 8 asja nimekirja. Ja maja Croonis, mis on siis siin Loode-Šotimaal Glasgow'st veel lõuna pool, see sai 7. Ehk et niimoodi selgus, kas me kolime Kirde-Šotimaal või Crooni. Ja selles mõttes jälle minu jaoks ei olnud vahet, meil kummaski linnas käinud. Sa olid enne minekut ikkagi Eestis palgatöötaja, üürida seal pisikest majakest. Kas see oli majanduslikult sinu jaoks lihtne? Selle võrra oli lihtsam, et ma ju Eestist lahkudes müüsin ära kodu ja mul oli mingisugune puhver olemas. Sest jah, tol hetkel ma läksin, siis mul ei olnud mitte midagi, mitte kedagi ootamas, et ma ei läinud kellegi juurde, ma ei läinud nii-öelda kuskile palgatööle kellegi juurde, et tuligi nii-öelda mõelda, et mul on mingi varu, eks. Ja kuigi mul ema juba Eestis elades rääkis, et sa peaksid ikkagi oma kirjutamisteenust hakkama pakkuma ja tee ikka oma ettevõtte ja sul tuleb see, näed, see küsib ja teine küsib ja kolmas küsib ja kirjutad siin kõnesid ja teed neid asju ja kolmandaid asju. Et miks sa ametlikult ei tee seda ja ei hakka pakkuma? Ma ütlesin, kes selle paberimajandusega tegeleda viitsib ja kogu see raamatupidamine, et see on minu jaoks nii keeruline. Ja siis aprill 2020, palju lihtsam on ikkagi ju võõrkeelses riigis ja keskkonnas ja finantssüsteemis, milles sa mitte midagi ei jaga seda teha, eks ju. Et kui ei ole varasemat ettevõtluskogemust, et siis on ikka parem teha kuskil mujal, kus sa mitte midagi ei tea, kui hull see kõik olla võib. Tegelikult sa nüüd tänaseks teedki nii seal kui ka siin koolitusi, sa oledki iseenda peremees, oma ettevõtte loonud ja saadki niimoodi 2 riigis oma siis. Ja, ma olen Suurbritannia maksumaksja, aga ma saan osutada teenust ka siin. Ja, räägi natukene sellest, mis koolitusi sa teed või mis on see teenus, mida sa osutad? Loovuse ja turundusteemalisi koolitusi lühidalt kokkuvõttes, et eile ma olin päev otsa Viljandis, kus õpetasin ettevõtjatele, kuidas lugude jutustamise abil oma turundust tõhusamaks muuta ja kuidas see võib olla täiesti eraldiseisev turundusstrateegia, et selle peale kõik üles ehitada. Ja nende tagasiside oli nii tore, nad ütlesid, et 6 tundi sellise asjaks on liiga vähe, et selline koolitus peaks kestma 2 päeva. Nii et nii tore oli.
sa oled Šotimaal, kuna mina olen raamatu lugenud, siis mina tean natukene juba ju esinenud üsna mitmes vormis ja üks asi, millest sa raamatus räägid, on vabaõhu luuleprõmm. Niisugune nimetus. Sa oled eestikeelset luulet isegi lugenud Šotimaal. Ma olen eestikeelsed ja ingliskeelsed ka, et ma kirjutan 2 keeles, ma mõtlen 2 keeles praeguseks. Ja ütled, sa räägid pojaga kodus eesti keeles? Üldiselt jaa, aga mõnikord on lihtsalt niiviselt mitmekeelsetel inimestel, Magnus on ka siin sellised, et teab, et kui sa räägid mitut keelt, et siis ei ole niiviisi, et nii, nüüd ma räägin ainult eesti keelt ja ühtegi inglasekeelset sõna meelde ei tule, vaid need keeled töötavad sul peas paralleelselt ja siis mõnikord on niiviisi, et ei tule mitte kummaski keeles see sõna meelde, siis ma tean, mida ma tahan öelda, aga ei saa öelda. Et me pojaga räägime niiviisi, et mis parasjagu tuleb. Et kui on mingi sõna, mis ei tule kohe eesti keeles, siis tuleb see inglisekeelne sinna vahele ja me ei tekita sellest draamat. Aga me üldiselt räägime jah eesti keeles. Aga see luuleprõmm, see sai alguse sellest, et ma esinesin seal sõnakunstifestivalil. Ja see oli 2 aastat, kui ma seal Newbridge Sligo's sõnakunstifestivalil esinesin. Ja 2. aastal oli ka siis ühes pargis, seal Aiden Country Park. Selles pargis oli siis nii-öelda vaba õhu üritus ja ma panin pärast seda vaba õhu üritust pildid Facebooki ja ütlesin, et nii tore oleks, kui Aberteenis oleks ka midagi sellist. Ole oma soovidega ettevaatlik. Mul oli tegemisi oma jagu, aga siis 24 tundi hiljem ma leidsin ennast seda korraldamas, sellepärast et need kohalikud luuletajad tulid selle ideega kaasa ja siis see oli umbes 5. või 6. august, kui ma need pildid seal postitasin tõesti 24 tundi pärast seda ja esimene siis vaba luulepargis oli siis augustis 3 aastat tagasi ja nii ongi, et ma ei ütle, et see on minu üritus, ma olen nii-öelda kaasasutaja, sest seal teised tulid sellega kaasa ja nii-öelda neid, kes vabatahtlikult selle asja korraldamisse panustavad, et neid on rohkem ja see on praeguseks on üle 50 luuletaja seoses selle ligi 3 aasta jooksul valdavalt oma luulet lugenud. Ja aprillis üks Aberdeeni toredatest festivalidest on New Art Festival, mis on siis, kus hoonetele tehakse pildid, kunstnikud teevad pildid, Eesti kunstnik on ka seal olnud. Kuidas need siis on, mis on hoonetel. Ta ei ole päris graffiti, sellepärast, et ta on ikka nagu päris pildid ja kunstid. Aga jah, see on hoonetel suured maalid. Ja siis selle aasta teema on Luule tänavatel ja meie see pisike luulepargis on selle festivali lõpuürituste seas. Nii et mul on selle üle väga hea meel. No sa ei ole mitte ainult luuleks seal esinenud, räägi meile natukene TEDxist, sest ma tean, et see oli ka üks suur ülesastumine. Ma enne küsin, et kas siin selles ruumis olijateks kõik teavad, mis asi on TEDx? Või oleks vaja üle seletada? Seletame üle. See on selline inspiratsioon, rahvusvaheline inspiratsioonikõnede platvorm, kus on oluline siis nii hariduslik aspekt, aga ka see, et see oleks huvitav, et oleks meelelahutuslik. Ja on siis see suur TED-lava. Anu, täpsusta, kui ma nii-öelda mööda panin mingite asjadega. Ja on see suur TED ja siis on frantsiis, ehk et kus nii-öelda koha peal saab korraldada, see tähendab seda, see X seal taga tähendab, et see on nii-öelda iseseisva, aga nad on ostnud selle litsentsi ja need kõned, mis seal esitatakse, need peavad vastama konkreetsetele nõudmistele, seal on pikkusele piirangud, aga selle teema igas kohas saab siis iga koht ise valida ja iga koht ka ise otsustab, kas ja kui palju nad investeerivad nende kõnelejate treeningusse. Meil eelnevaks selle esinemisele ligi 12 nädalat kestnud treening ja teema oli identiteet. Ma jäin nende teemade juurde korra pidama, sest et sul oli tegelikult päris mitu teemamõtet ja esialgsed teemad olid sul sellised. Üks, millest sa mõtlesid rääkida,
kuidas mõjutab identiteeti neuroloogiline eripära ATH. Me 2 sõna sinuga enne praegust üritust rääkisime sellest ka. Teema, mis on Eestis täna üsna aktiivne. Ma saan aru, et võrdluses Šotimaaga oleme me ikkagi suur samm maas veel, jah? Jah, kuna minu TEDx esinemine oli november 2024, siis ja kandideerimine oli siis suvi 2024, siis selleks ajaks seal kogu need neuroloogilised eripärad on, et siis Aspergerid, autistlikud jooned, ATH, need on nii normaliseeritud, et see ei üllata enam mitte kedagi. Et sellepärast jäi see kõrvale. Ja see oleks olnud juba liiga tavaline. See oleks olnud juba liiga tavaline ja ma sain sellest siis vestluses selle TEDxi koordinaatoriga aru, et ma läksin nii-öelda eelluuret tegema, et mis võiks olla. Ja see ütles mulle ühe lause. Tee nii, et ma hooliksin. Üks teema oli sul immigrandi identiteet. Ja üks oli siis, kuidas sõnad kujundavad meie arusaama iseendast. See immigrandi teema tundus mulle selles mõttes oluline, et esiteks ma olen ise immigrant ja teiseks Aberdeeni elanikkonnast 16% on immigrandid. Ja see on protsentuaalselt isegi suurem kui Glasgow's või Edinburgh'is. Osaliselt selle ülikooli tõttu, aga loomulikult ka nafta ja gaasi teema, mis toob eksperte üle kogu maailma. Ja kuna Aberdeen ise ka otsis justkui uut identiteeti, siis mulle tundus, et need saab omavahel niimoodi ilusti kokku põimida nagu Tatlani mustri, eks ju. Ja siis see sõnade teema, kui ma tegin natukene taustatööd ja avastasin, et 2 aastat varem, Aberdeenis toimus üle aasta, ehk et nüüd kohe varsti hakkab uus kandideerimisprotsess. Kui ma avastasin 2 aastat varem, oli keegi teinud juba nii-öelda sõnast ja sõna oli fine, ehk et hästi, siis ma mõtlesin, et see jälle läheb samasse auku, et ma ei taha sellest teha, et võib-olla see immigrandi teema ja see Aberdeeni uus identiteedi otsimine, et see paneb nagu rohkem. Kui palju seal üldse eestlasi elab ja kas toimub mingi läbikäimine ka omavahel? Läbikäimine toimub, aga kui palju eestlasi elab, seda ei tea mina ja kui ma olen küsinud seda Eesti aukonsunilt Aberdeenis Simpson Douglasit, siis tema ka ei tea. Ta ütles, et tal enne Brexitit veel olid mingisugused andmed. Pigem 10 või pigem 100? Aberdeenis või Šotimaal üldse? Ma mõtlen Aberdeenis, kas sul oma linnas on mõni eestlane? Ja. Neid eestlasi ma püüdsin kokku lugeda, et neid eestlasi, kellega ma tihedalt suhtlen, on kuskil 6-7 seal. Nad ei ole kõik Aberdeenis, aga on osa on Aberdeenshire'is. Ehk et nii-öelda tunniajase sõiduraadiuses on kuskil 6-7 eestlast, kellega me suhtleme. Kellega tihedamini, kellega natukene harvemini, aga me hoiame üksteise tegemistel silma peal ja elame üksteisele kaasa. Kui ma mõtlen su elu peale, mis sa oled oma raamatus kirjutanud ja täna nüüd siin ka rääkinud, kõik need luuleprõmmid ja muud sellised toredad asjad, sa mõjud hästi loomingulise inimesena ja jääb raamatu põhjal selline mulje, et sa oledki saanud ennast seal sellisel kombel teostada. Võib-olla siis Eestis ei olekski võimalik olnud nii laialt seda loomingut haarata. Ma arvan küll jah, et see, kui ma olin juba ära kolinud ja mingisugused esimesed asjad hakkasid tulema, siis Liis ütles, et mina nägin seda juba ammu, et Eesti võis olla väike. Mitte sellepärast, et Eestis võib-olla ei oleks neid võimalusi, sest TEDx on Eestis ka olemas. Aga ma arvan, et ma ise mul ei oleks olnud seda julgust neid asju Eestis teha. Ja ma oleksin isegi, kui keegi oleks mulle pakkunud neid asju, ma oleks ennast sealt välja rääkinud. Ehk et see teise keskkonda minek iseenda suhtes nii-öelda puhtalt lehelt alustamine, see keskendumine sellele, et mida ma siis tahan. Ja ühest küljest, eks ju, see puhver, mis siin oli, see kadus ära. Ehk et ma pidin jalad kõhualt välja võtma ja endale nii-öelda hakkama uusi lugusid rääkima. See lihtsalt, ma läksin, mul ei olnud mingit plaani B-d ja see, et ma hakkan mingit plaan B-d ehitama, et ma ei tahtnud seda endale isegi mitte ligi lasta, et ma keskendusin sellele, et ma tulin siia seda tegema ja seda ma teen.
on see siis kangekaelsus või hoopis pühendumus ja järjekindlus. Ehk et see järelikult lähenemine, et kui ma olen otsuse teinud, siis ma lähen. Mida tuli õppida, oli see, et alati ei pea suruma, nii nagu nii-öelda Astel Herne põõsast ei ole mõtet läbi trügida, vaid mõnikord saab ringiga hoopis kiiremini. Sa oled olnud seal 7 aastat, eks? Üle 6 natukene, ehk et 6 aastat, 4 kuud praegu. Me hakkasime täna, kui siin rääkima, siis ma lugesin su selle väikese õnne jutukese. Ega ma sind tegelikult väga ei tunne. Ja mulle tundub, et sa oled pisut rahutu hing. Eks meil kõigil on see, et näed, mul on olemas see, mul on hästi sellega, aga ikkagi tahaks midagi veel. Birgit, kas sa usud, et sa oled kohale jõudnud, et rahutus on mööda läinud, et sa jääd paigale või kui me 3 aasta pärast istume siin sinuga ja sinu 12. raamatust räägime, kas me oleme siis hoopis kusagil mujal? Ma praegu mõtlen küll, et Šotimaa on minu jaoks hea koht. Et ma tunnen ennast seal koduselt, ma tunnen, et see kliima mulle sobib ja et mul on seal hea olla. Mis saab 3 aasta pärast, ma ei tea seda, sest kui keegi 3 aastat enne minu minekut oleks öelnud, eks ju, et sa kolid Šotimaale, siis ma oleksin suu kinni hoidnud, nii-öelda viisaka inimesi mul mitte vastu vaielnud, aga sees millelt oleks tõenäoliselt silmi pööritanud ja mõelnud tea mida iganes. Ehk et ma praegu kindlasti ei ütle seda, et jaa, ma 3 aasta pärast elan Šotimaal ja teen neid asju. Ma ei tea, sest ma ei tea, mida ma ei tea, eks ju. Aga kui see küsimus on nii-öelda selle nurga alt, et kas ma praegu plaanin kuskile mujale minna või Eestisse tagasi tulla, siis plaanid ja mõtted on seotud ikkagi Šotimaaga. Jah, ma pigem mõtlesin, kas see rahutus muutub rahuks? See rahutus väljendub lihtsalt mujalt, et nüüd ma tean, kuhu seda suunata, kus see täidab mind tagasi, eks ju, et nüüd ma olen selles loomingus, ma olen proovinud seda ja teist ja 3. Muidugi mul on uued mõtted, kuidas ma ennast saan proovile panna, kuidas seda rahutust muuta millekski, millest on teistel ka kasu. Ja sa enne rääkisime nendest esinemistest ja koolitamistest, et võib-olla osa sellest rahutusest on ka see, et ma olen 3 aastat olnud seotud selle Euroopa tehisintellekti ja juturobotite konverentsiga ja ma käin seal loovuskoolitusi tegemas. Ehk et nii-öelda see, mis on võib-olla kõige rohkem teistmoodi, ongi see julgus olla teistmoodi, julgus proovida selliseid asju, mille peale võib-olla ise ei tule ja võtta vastu selliseid pakkumisi, mida ma Eestis ei oleks julgenud vastu võtta. Sa nimetad seda AI-d, kas ühel päeval on nii, et sa ei saa Birgit enam uut raamatut kirjutada, sest AI kirjutab sinust selle valmis? Vastupidi, pigem on nõnda, et kui ma jälgin seda, mis toimub, siis inimesed otsivad seda inimlikkust üha rohkem. Ja tehisaju on oskaja käes suurepärane tööriist, aga ma olen võrrelnud seda ja ma võrdlen siiamaani seda mootorsaega. Mina oskan mootorsaegi kasutada keskpärasel tasemel. Ehk et ma kindlasti ei lähe kuskil teeäärseid puid langetama, aga oma tagaaias suunapuu langetamise ja laasimisega saan ma hakkama ja kui on vaja palki oli juppideks saagida, siis mul ei olnud ka vaja küla pealt töömeest otsida, ma tegin selle ise ära. Aga puuskultuuri ma sellega ei tee. Ehk et ma tean, mida ma selle saega teha oskan, ehk et ma tean, mida ma selle tehisajuga teha oskan ja on väga palju asju, mida ma teha ei oska ja see on okei. Kõik ei peagi kõike oskama, aga sa pead tundma inimesi, kes oskavad ja kellelt saad abi küsida. Üks uskumatu asi käis veel su suust läbi hetk tagasi ja me tegelikult ennem tegime siin eelreklaami ka, siis ma seda nimetasin. Birgit läks Šotimaale sellepärast, et seal on nii mõnus ilm. Kui keegi on Šotimaal käinud, siis... Magnus on elanud. Jaa, mul on siin ka tütar, kes on seal elanud ja ma mäletan, kui ma käisin ta Läberniivis külas, siis kui tütar tuli vahel koolivahel koju, siis juhtus niisugune asi, kui ta läks esikust oma tuppa, ta ei võtnud enam mitte kunagi mantlit seljast ära. Sest Šotimaal, seal üüritoas, seal elatigi mantel seljas, sest seal on rõsked ja niisked kodud
ja kui sa tuled nende, ma näen, kõik noogutavad, kes siin praegu Šotimaal on olnud. Ja kui sa tuled sealt nende rõskete ja niiskete seinte vahelt välja, siis ma mäletan, viliseb tuul. Birgit. ma ei tea, minu korter on küll jumalast hea soe. Kõik ütlevad seda, et sul on siin nii soe. Me elame esimesel korrusel, nii et võiks põrandat külmad tulla, ei ole. Väga normaalne on. sa võtad mantli sellest ära, kui tuppa lähed? Muidugi. See on võimalik. Toped ei ole, mis me tavaliselt T-särgiga toas. Kuule, aga siiski see tuul, ma mäletan ka ise. See on hea pesuküivatamise ilm. See võib olla hea pesuküivatamise ilm. Aga mul on Aberdeeni tänavatest meeles see, no seda on näinud ka inimesed, kes käivad Inglismaal. Et sellised teismelised, hilisteismelised või 18-aastased tüdrukud lõppematult vapustavaid dekolteesid, ilma sukkpüksteta, miniseelikuid, niimoodi paljalt ringi jooksvaid noori inimesi. Õues on selline lõikav tuul, et ma tunnen ainult rõõmu, et ma olen läinud talvemantlis sügiskuul sinna. Me läksime lapsega kuhugil Šotimaa peale sõitma, tal olid tennised jalad, me lirtsusime seal lumekirmes ja kogu selles märjas. Birgit räägis natuke paremaks, palun. Šotimaa siis idakallas on palju päikselisem kui see truun, kuhu ma peaaegu kolima oleksin pidanud, et see Glasgow pool on palju hullem, et meil on selles mõttes on nagu ja Aberdeen ja Dundee võistlevad selle nimel, et kellel on päikse. Hullem ilm. Ei, kellel on rohkem päikest. Ja võib-olla nii-öelda selle kõige ilmestamiseks siis fakt, ma nüüd ei mäleta, kas see oli 54 või 58, kuskil 50-ndatel hakati siis pidama statistikat päikseliste päevade kohta. Ja nüüd see 2026. aasta talv, mis kestis erakordselt pikalt, üle nädala aja. Sest muidu on Šotimaal 5 kuud kevadet, siis vahepeal on 2 päeva on talve, siis tuleb kevad tagasi. Aga seekord oli talv kestis, Aberdeenis kestis ta nädal aega, aga maapiirkondades oli mõnel pool isegi 3 nädalat. Ehk et seal Aberdeenshire'is taheti sõjavägi appi tuua selleks, et lumeolud olid nii karmid. Ja siis, kui 4. jaanuaril paistis viimast korda Aberdeenis päike ja siis järgmised 21 päeva ei paistnud mitte kordagi päikest ja see oli erakordne, et juba see, et 2 nädalat järjest ei paistnud kordagi päikest, see oli erakordne, et sellist ei olnud selle rohkem kui 60 aasta jooksul varem ette tulnud. See juba iseenesest ütleb päikseline kant. Aberdeeni kanti kutsutakse ka siis Kirde-Šotimaa rivieraks. See on väga ootamatu. Ja liivarannad. Tuul muidugi on, haar on ka, aga kui ma mõtlen Eesti peale, siis ei ole haruldased aastad, kus oktoobri keskel tuleb lumi maha ja see püsib aprilli keskpaigani. 6 kuud lune rookimist. Ma olen seda teinud elu jooksul piisavalt rohkem selle aasta jaanuarist pidin sõnu sööma, sest laps oli Eestis sellel ajal, pidin ise lund rookima. Aga see 5 kuud kevadel sobib mulle väga hästi. Jah, tuuline on vahepeal, aga siis Viki jõuab pesu kuivama ja vaatadki kiiresti ära kuiva. Mis ma veel, 4 aasta aega võid saada ka suvel, ega siis Eestis on ka juulikuus lumi maas olnud ja neid jaanipäevasid, kus ma olen istunud jopega tagatoas või olnud nii-öelda tõsiselt haige ja siis jaanilaupäeval tuleb lörtsi taevast alla, ega siis selles mõttes, et aga päriselt ka see mõõdukas temperatuur sobib mulle, sest kui Eestis talvel langeb temperatuur 25 kraadist allapoole, siis oli 2 kohta, kus ma sooja sain. Saunalava ja mu kodune leso. Mujal ajal oli mul see, et ma ei tahtnud jopet seljast ära võtta, mul oli lihtsalt nii külm, see külm oli kontides. Oma raamatus kirjutasid, et Šotimaal on nüüd ka juba mitmed saunad, mis ei olnud vist vanasti väga tavaline, aga sa oled leidnud üles selle sauna seal, jah? Ja need saunad ja et on Stonehavenis, mis on Aberdeenis siis kuskil pool tundi lõuna poole, seal on väga eestilik saun. Ja siis Aberdeeni rannas on ka 3 sauna ja enamik sauni, mis Šotimaal on tehtud siis nende hobuste järelhaagistesse. Sinna, see on hästi tavapärane, aga neid on nüüd ka erinevate järvede ääres ja sellistes puhkepaikades, et see saunade levik on viimase, ma julgen öelda 2 aasta jooksul olnud, võib tõesti öelda isegi plahvatusvõite, et neid on hästi palju juurde, mis on väga tore.
aga oma igatsused sul ikkagi seal on, ma saan aru, et sa õppisid isegi leiva küpsetamise ära. ja ma viisin Eestist juuretust, aitäh Kaune. mida Šoti inimesed esimese hooga ei osanud väga hinnata, aga harjusid ära, jah? ja, mis neil üle jääb, kui nad tahavad mu sõbrad olla. Ütle mulle, kui sa hommikul ärkad ja lööd arvuti lahti, kas sa kõigepealt lööd mõne Eesti lehekülje ja vaatad meie uudiseid või ikkagi sealtkandist, kui palju sa veel Eesti elule selles mõttes kaasa elad? ikka elan, sest kui poeg välja arvata, siis pereliikmed on ju siin ja palju sõbralik on seal? Seda otsustab ta ise, et siin. Vanus on selline, et teel on lahti praegu? Vanus on selline, et teed on lahti, et kui me läksime, siis tema oli mulle lõua alla, nüüd olen mina temale lõua alla ja tõesti mu laps on saanud välismaal täiskasvanuks, et nüüd on tegemist 18-aastasega, kes otsustab ise, mida ta teeb, et ja kui ta on mingisuguse otsuse teinud, siis mina olen võtnud endale selle rolli, et süstin temasse seda, et ta saab sellega hakkama ja kui ta soovib minuga arutada mingitel teemadel, siis ma püüan olla see partner, kellega ta saab arutada neid asju. Aga jah, väga uhke on olla sellise pojalema. Birgit, kui ma lugesin su raamatut, siis mulle tundus, et kas üks amet, mida sa oled teinud siin Eestis, ei võiks sul sinna Šotimaale ka kaasa tulla. Sa nimetasid siin korra ja Minu naissaar oli sul nüüd eelviimane raamat, eks. Ja naissaarel sa olid kunagi giidiks. Siin raamatus räägid sa päris huvitavatest asjadest. Ma ei hakka neid lahti lööma, sest et me tahame siin veel täna vist natukene tantsida ja te saate siis ise küsida ja autogramme ka, aga näiteks sa räägid, et Šotimaal on kirjanduslik puvituur. Kas see, et sa võiks eestlastele ennast ühel hetkel reklaamida, olgu, tulge Aberdeen'i, teen teile väikese giidituuri? Ma mitteametlikult olen neid asju juba teinud, päris ausalt tunnistades, et kui on käidud külas, siis ma ei ütle niimoodi, et ei, ma ei vii teid, kui te kuskile vaadake ise, mis saab, kuidas saate. Et ma olen ühe reisibüroole ka soovitanud, et kuule, pange see sinna, näiteks see Newbury hülgerand kindlasti minu soovituste nimekirjas, et vaadata seda sadade hüljestega hülgekolooniat ja kuidas nad seal häälitsevad nii nagu novembrikuine tuul korstnas, mis on nii tohutult kihvt. Ja soovitanud kohti, kuhu minna, aga ma olen ka ise ringi tuuritanud 2 aastat tagasi, oli just seal Kesk-Eesti perekond. Aga mul on see viga, et ma mahutan väga palju lühikesse aega sisse, et siis nad ütlesid ka, et nad on surmväsinud, aga väga õnnelikud, et ma nii nagu selle lühikese aja jooksul, mis me käisime, et me jõudsime nii palju vaadata, iga natukese ajaga oli midagi ja siis nad ütlesid, et nad peavad nagu seedima kõike seda, mis nad nagu nägid, aga nad ütlesid ka, et tänu sellele, et ma elan ja olen seal, et siis nad usuvad, et nad jõudsid kohtades, kuhu nad võib-olla ise ei oleks jõudnud. Ega sa räägid siin päris huvitavatest asjadest, näiteks kus on puujuurikite vahel värvilised juuksed. Ma ei räägi seda kõike lahti praegu, sest et tõesti ma arvan, et nii mõnigi inimene saab seda siis raamatust lugeda. Üks, mida sa seal nimetad, mida ma ei teadnud, et Šotimaal on küllalt ka väikeste lastega inimesed, kes elavadki karavanides ja on tavaline asi, on karavani elu. Kas see tuleb ennekõike sellest, et ma olen oma loomult hipi või see tuleb sellest, et seal ei ole majanduslikult ikkagi üleliia kerge? Ei, need rändurid on täiesti eraldi selline rahvas jah, ja see on sügavalt kultuuriline ja raamatus ma selgitan lahti ka, et neid on erinevaid, neid rändureid. See on puhas nii-öelda arhailine kultuur, mismoodi nad seal elavad, aga muidugi on need uuema ja hipid ka, kes on oma kodud maha müünud ja kasutavad seda võimalust, et nad tuuritavad ringi ja elavad erinevates kohtades, ehk et kui lapsed on väiksed, siis sul on mõnes mõttes seda lihtsam teha, nad ei pea kuskil koolis käima, ehk et on mõlemaid asju, aga see rändurite teema, see on sügavalt arhailine kultuur. Näed, sa sobid oma ränduri perega, kus kõik on palju rännanud väga hästi sinna.
aitäh sulle, Birgit. Ma praeguse hetkega tõmban meie jutu otsad kokku. Ma annan praegu tegelikult sõnajärje sulle, sest... Ja siis mina räägin edasi. Ja, sina räägid edasi. See, mis täna on, see on teatavas mõttes, selle kohta on, see on nüüd üks kohalik sõna gathering, ehk see kogunemine, mida võib nimetada ka keili. Keili ei tähenda ainult tantsimist, vaid keili tähendab ka lugude vahetamist, seal võib olla luuletuste lugemist, seal võib olla laulmist, seal võib olla tantsimist, et see kõik võib olla keili. Ühe kinnitusena on teil seal Billy Connelly laulu refrään. See ülemine riba seal, see sikisakiline, see tegelikult on ruutkood, mis teid viib Spotify'sse. Me ei hakka seda täna siin laulma, aga te saate minna ja laulda kaasa seda kodus. Ja tõlge on seal siis selles, et kui sul ei oleks kummarid, et kus sa siis üldse oleksid. Ja see on laul kummikutest ja kummikute tähtsusest. Ja kui sul jah, et ei oleks kummikuid, et siis sa võib-olla mingi külmetushaigus saaksid kätte või isegi kopsupõletik ja sind viidaks arsti juurde või isegi haiglasse. Ehk et hoia oma jalad kummikutes soojas on selle refrääni nii-öelda mõttetõlge. Aga seal on tõesti ka, et kummikud hoiavad vee väljas ja lõhna sees ja kõik sellised toredad sõnad. Ja kes inglise keelt mõistavad, kuulake neid sõnu ka. Ja see on selles mõttes šotilik, et ta on selles šoti keeles. Ja Billy Connelly on šotis väga tuntud, armastatud koomik. Kui ma siin paar päeva tagasi püüdsin leida Eestis võrdväärset, siis keegi, kes laulab ja tegi nalja ja humoorikas, mis mul tuli ainult, oli Priit Taimla vist, kes ise tegi muusikat ka, aga kui nagu staatusest rääkida, Sulev Nõmmik ei laulnud, eks ju, aga tema see rolli olulisus, et Billy Connelly on väga-väga suur ja väga-väga tähtis šotlaste jaoks. Ja siis teine on selle Scottesti ehk et Eesti rahvustartani kohta, mida ma kannan ja Eike Šoti Eesti Kultuuriseltsist. Ja Šoti Eesti Kultuuriselts on siis toetanud tänast esitlust sellega, et mul on seljas Eesti tartanist kilt. Näete, kui sügavad on musklid, ehk et see ei ole seelik, või on kilt. Ja selline särk ka ja Eike räägib siis mõne sõnaga, mida see Šoti Eesti Kultuuriselts teeb ja siis võtab üle. Ehk et me teeme ka selle keili viimase osa ära ja kui me oleme keili viimase osa ka ära teinud, ehk et Eike hõikab meile ette ühe Šoti tantsu. Selle tantsu nimi on Orcadian Strip de Willow, mis on traditsiooniliselt, kui on keili tants, siis on see lõputants. Ja see tähendab siis paju koorimist ja on Orkney saaret pärit. Ehk et nii palju sissejuhatuseks. Aga Eike, palun tule siia ja siis seletab, mis me tegema peame. Kohustust muidugi ei ole, aga see on suurepärane võimalus saada osa Šoti kultuurist. Aitäh, Birgit. Ma olen väga tänulik, et Birgit mind täna siia kutsus. Hästi põnev oli kuulata raamatut kindlasti täna. Ütlen kahe sõnaga. Vean Eesti Šoti kultuuriseltsi siin Eestis. Ütlen kahe sõnaga selle tartani kohta, mis tal on. Et ma ei tea, väga paljud võib-olla ei tea, et Eestil on päris oma rahvustartan. Eesti aukonsul Šotimaal Ian Lawson oli see, kes siis aastal 2005 vedas sellist projekti, et eestlased saaksid, šotlased kinkisid Eestile päris ametlikult, anti Paetile kätte, kes oli välisminister sel hetkel, anti Šotimaal kätte siis Eesti rahvustartan. Ja seal on siis Eesti lipuvärvid ja Šoti lipuvärvid. Ja mitte selle Šoti lipuvärvid, mida te näete siin, mis on Saltaja flag, vaid Lion Rampant ehk siis Šoti kuningliku lipuvärvid. Et siis punane ja kollane. Ja kollane lõvi on punase taustal. Et sellest lipust. Ja siis, mida veel ütlen, et tegu on siin jah kildiga ja kui tahate kunagi aru saada, mis vahe on, kas on päris õige kilt või see on selline ergats, siis see väga palju siin kambas või selles kildis riiet võiks olla. Mis te pakute? 5 meetrit, 10 meetrit, enam-vähem 8 meetrit. Et on aga päris soe ja vahet saate karbuse korras keerata selja, et kui siia panna
näete, kui sügavad on need voltid, et nii kui te näete väiksemaid volte, siis on tegu kas suvekildiga või ersatsiga või siis tüdrukuseelikuga ka, aga see on selline korralik pilt ikka päris. nii, aga siis nüüd me oleme istunud päris pikalt ja teeme ühe sellise, kuna tegu on Keiliga, nagu Birgit ütles, et siis teeme väikese tantsu ka siin. See on hästi-hästi lihtne ja selleks tuleme, palun, seal on selline koridori moodi asi ja tuleme niimoodi, et seisame kahte virgu, et seiske kusagil ja vaadake, et teil on vastas ka keegi. Et see on hästi lihtne selline Šoti peo lõputants. Orchadian Split the Willow. ei tea. ja pärast on veel küsimuste esitamine, et me teeme hästi kiiresti selle ühe väikese tantsu, ei pea kaasa tantsima, võite niisama istuda ja vaadata, jalgu sirutada. aga siis tuleme nüüd kahte virgu ja ma vaatan, see nüüd üks pool on olemas kenasti, see oli seal väga vastu ja vaadake, et teil on vastas keegi olemas, eks ju. ja, vaadake, lähme rivist, hästi. ja. nii, ärge veel käest kinni võtta, aga ma tahan tulla näidata, see on niimoodi, et esimene paar keerutab siin, niimoodi omavahel. Ma veel korraks võin näiteks ühe selle päris keerutuse, kuidas šotlased keerutavad. See on liiga keeruline. ja nii, üle lihtsalt. Vaata, ja nüüd nii ka, jah. Nii, väga hea. Igatepidi või, aga ma ütlen ühe veel. Keelitantsude puhul on see, et on täitsa okei, kui läheb valesti, sest seda lõbusam on, et see ei ole country dancing, kus Eestis on rahvatants, et on nii-öelda tantsupäev. Keeli puhul on see, et korra näidatakse ette ja siis sa ise teed, et neid keerutusi on ka mitu varianti. Ehk et oluline on see, et 16 takti lihtsalt keerutate ühe koha peal, ajate endal pea sassi. Just, ja kui 16 ei jaksa, siis teed nii palju kui jaksad ja selle pärast, aga see tants käib siis nii. Esimene paar keerutab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja võib vähem ka, kuidas ei pea hakkab keerutama. Ja nüüd lähevad vastastikku, üks läheb ühte virgu, teine läheb teisi virgu, anna siis vasak käsi sinna. Ja parem käsi paarilisele, oota, üks on just. Ja nüüd võtab paremaga. Ja nüüd edasi, vasak käsi virgu ja vasak juust ja parem käsi omavahel. Nii. Ja tuleme võib-olla natukene veel allapoole, kes seal on, et natuke ruumi oleks siin rohkem siin vahepeal. Ja nüüd jälle vasaku käe annad virgu, parema käe annad paarilisele või teemaks tantsid. Just. Nii lõpuni välja, aga nemad on umbes selline 3 paari edasi läinud, hakkab siit uus siit pihta. On ju, kõik said aru, mida tegema peab, on ju? Et siis on meil muusika ja siis... Aga võtame natukene allapoole, palun veel, kui saate natukene. Ja siis, kui meil muide tants käib, siis liigume kogu üles poole, eks ju, sest ees läheb rahvast ära allapoole selle keerutamisega. Siin on üks ohtlik nurk, ma olen siin ja valvan. Orchadian Split the Willow on siis tantsu nimi. ja ma küsin, et nad tuleksid, kus nad keerasid siit kõvemaks? ja siis ma panen algusest. Nii, olete valmis? Jah, vasak käsi virgu, parem käsi paarilisele siis. Võtab tagasi.
aitäh teile, te olete nüüd ametlikult Šoti Keilil osalenud, Keilil tantsinud ja aitäh Heikele